Tervist! Kui sa oled kunagi Ansible'is midagi kopeerinud ja kleepinud, siis see jutt siin on täpselt sulle. Sa juba tead, et Ansible on võimas, aga täna näitame, kuidas liikuda nendest lihtsatest skriptidest, mis paratamatult kaoseks muutuvad, edasi elegantse, skaleeritava ja tegelikult ka hooldatava arhitektuurini. Lähme ka asja juurde. Nii, alustame milleski tuttavast. 3 serverit, käkitegu, eks ole, 1 playbook, käivitad ära ja ongi valmis. Aga mis juhtub siis, kui need 3 serverit muutuvad ootamatult 30 või lausa 300? See on täpselt see hetk, kus see lihtne ja mugav lähenemine lihtsalt laguneb koost ja algab üks pikk tee hullumeelsuseni. Ja see siin ongi see tee. Vaata seda ajajoont. Esimesel nädalal on kõik ilus, puhas ja lihtne. Aga siis kuidagi märkamatult on 3 kuuga tekkinud esimesed duplikaadid. 6 kuu pääst on sul juba spagettide hunnik peaaegu identseid playbooke. Ja aasta hiljem, oledki kaoses kinni. Iga väike muudatus on risk, iga uus tiimiliige on täiesti segaduses, see lihtsalt ei ole skaleeritav. Aga ärme muretsege, meil on plaan. Kõigepealt defineerime probleemi. Siis tutvustame 4 põhilist ehituskivi, muutujate hierarhia, mallid, handlerid ja vault. Ja lõpuks näitame, kuidas need kõik kokku panna, et luua tõeline skaleeritav arhitektuur. Okei, alustame esimesest osast. Miks need lihtsad lahendused siis ikkagi koos lagunevad? Võib tunduda, et probleem on serverite arvus, aga tegelik süüdlane on midagi palju salakavalamat. Ja siin see süüdlane ongi kordus. Iga copy-paste on nagu väikese võlavõtmine tuleviku arvelt. See kasvatab hoolduskoormust, peidab vigu ja muudab kogu süsteemi hapraks. Proovida ühte rida 5 erinevas kohas muuta on, see on nõudusunenägu. See on probleem, millele me nüüd lahenduse toome. Ja siit tulebki esimene lahendus. 1 playbook, aga mitu konteksti. Kuidas sellist püha kraali saavutada? Vastus on Ansible'i muutujate hierarhia. See on geniaalse süsteem, mis laseb sul hallata arendus-, testi- ja tootmiskeskkondi ühe ja sama koodibaasiga. Selle süsteemi süda on muutujate prioriteetsus. See on tegelikult lihtne, aga uskumatult võimas reegel. Spetsiifilisem alistab alati üldisema. See pole mingi suvaline seadistus. See on disainitud peegeldama seda, kuidas me loogiliselt mõtleme. Rakenda seda reeglit kõikjal, välja arvatud just siin. Vaatame seda hierarhiat lähemalt. Alustame kõige üldisemast vaikeseadetest rollides. Sealt saame minna spetsiifilisemaks grupi muutujatega, näiteks kõigi veebiserverite jaoks. Veelgi täpsemaks saame minna üksiku serveri tasemel. Ja päris tipus absoluutse kontrolliga on käsurea muutujad. See annab meile täieliku paindlikkuse. Vaatame ühte praktilist näidet. Meil on muutuja nimega max_connections. Arendusserver kasutab vaikimisi väärtust 100. Tootmisserverid saavad grupi muutujatest väärtused 1000. Aga see üks eriti võimas megaserver saab endale spetsiifilise väärtuse 5000. Sama playbook, aga Ansible valib automaatselt õige väärtuse vastavalt kontekstile. Nüüd, kui me oskame muutujaid hallata, võtame ette järgmise suure probleemi – konfiguratsioonifailid. Kuidas hallata faile, mis on 95% samad, aga see 5% on arendus- ja tootmiskeskkonnas erinev? Vastus on mallid. Ilma mallideta on maailm umbes selline. Sul on 2 eraldi faili, üks arenduseks, teine tootmiseks. Muutad midagi ühes ja muidugi unustad muuta teises. See on garanteeritud viis, kuidas tekitada vigu ja veetama reede õhtu siludes probleemi, mida poleks tohtinudki tekkida. Ja mallid lahendavad selle elegantselt. Me asendame need 2 faili ühe ainsa Jinja 2 malliga. Jinja 2 on sisuliselt mallimootor, mis loob tarku faile. See kasutab meie muutujate hierarhiat, et dünaamiliselt genereerida õige konfiguratsiooniga keskkonna jaoks. 1 fail, mida hallata. 1 tõeallikas. Ja siin ongi see maagia. See pole lihtsalt muutuja asendamine. See on täisväärtuslik programmeerimisloogika otse sinu konfiguratsioonifailides. Tingimuslaused, et lisada SSL-i seadeid ainult tootmises, tsüklid, et lisada kõik sinu rakenduse serverid, see muudab sinu konfiguratsioonid staatilistest failidest dünaamilisteks intelligentseteks dokumentideks. 3. ehituskivi, handlerid ehk käsitlejad. Nendega lahendame ühe väga levinud probleemi. Teenuste taaskäivitamisest tulenevad ebavajalikud katkestused. See naiivne lähenemine näeb välja umbes nii. Muudad 5 konfiguratsiooni faili ja iga muudatuse järel teed teenusele restarti. Tulemus 5 eraldi katkestust. See on ebaefektiivne ja, ausalt öeldes, lihtsalt häirib kasutajaid.
ja siin on see elegantne lahendus, Handler. Mõtle sellest kui sündmuste kuulajast. Iga kord, kui mingi ülesanne reaalselt muudab faili, siis ta teavitab Handlerit. Ja Handler on piisavalt tark, et oodata. See kogub kõik teavitused kokku ja käivitub ainult üks kord päris lõpus. Ja mis veelgi parem, kui midagi ei muutunud, ei tee see mitte midagi. 5 muutatust, 1 restart. 0 muutatust, 0 restarti. Nüüd räägime teemast, mida ei tohi mitte kunagi ignoreerida. Turvalisus. Kõik need ilusad automatiseerimised on väärtusetud, kui sinu paroolid ja API-võtmed on laiali. Siin tuleb appi Ansible Vault. Vaadake seda. See on iga turvainseneri õudusunenägu. See parool pole lihtsalt tekstifailis. See on nüüd igaveseks põletatud sinu Giti ajalukku. Igaüks, kes kunagi sinu repo kloonib, saab selle kätte. Isegi kui sa teed uue komidi, et see kustutada, on see ikka seal ajaloos peidus. Ja see siin illustreerib hiigavalt Vaulti väärtust. Enne seda oli parool kõigile näha. Vaultiga on see krüpteeritud tugeva AES256 algoritmiga ja näeb välja nagu suvaline andmepuru. Isegi kui su koodi hoidla peaks lekkima, on saladused kaitstud. Ja nüüd finaal. Paneme kõik need 4 ehituskivi kokku, sest need ei ole eraldiseisvad nipid. Need on omavahel seotud komponendid, mis moodustavad ühtse skaleeritava arhitektuuri. Ja siin on see süsteem tegevuses. See on nagu konveier. Muutujate hierarhia määrab konteksti, kas me oleme arenduses või tootmises. Mallid kasutavad seda konteksti, et ehitada õiget konfiguratsioonifaile. Handlerid rakendavad neid muutusi nutikalt teenustele ja kõige selle kohal hoiab Vault iga konteksti saladusi turvaliselt. Iga osa teeb oma tööd, luues kokku harmooniline terviku. Ja tulemus, see ongi see, mille poole me püüdlesime. Üks ainus elegantne playbook käivitas arenduskeskkonnas ja sa saad silumise sisse lülitatud, käivita täpselt seesama playbook tootmises ja sa saad optimeeritud turvalise konfiguratsiooni. Ei mingit koodi kopeerimist, ei mingit käsitsi tehtavaid muudatusi, lihtsalt puhas, ennustatav automatiseerimine. Niisiis, mis on see peamine järeldus? Nende põhimõtetega muutub sinu automatiseerimine 4 olulisel viisil. Esiteks, skaleeritavaks. Kas sul on 3 või 3000 serverit, see ei loo. Teiseks, hooldatavaks. Muutad ühes kohas, see rakendub kõikjal. Kolmandaks, turvaliseks. Saladused on lukus. Ja kõige tähtsam, professionaalseks. See ongi vahe skriptimise ja inseneritöö vahel. Ja nii me jätamegi teid selle küsimusega. Vaadake oma automatiseerimist. Kas see on hapras skriptide rägastik või on see tugev läbimõeldud arhitektuur, mis on valmis kasvama? Valik on sinu. Täname vaatamast!